Praegu hakkame siis vaatama, kuidas krookida ja krookimiseks me kasutame katteõmblusmasinat. Mäletate, ma rääkisin, et õmblusmasina asemel on väga mõistlik kasutada katteõmblusmasinat. Ja ma tahan öelda, et sellega krookimine on lihtsalt imelihtne, et tänu sellele, et temal on diferentsiaal, et siis diferentsiaal võimaldab krookida. Aga vaadake, me oleme terve hunniku juba ära krookinud, aga tänu sellele, et meil on veel selline servasuunajaga tald, tähendab, et kui te õmblete, näete seda krookimist, siis ta jätab alati, näete, see õmblusvaru on ühe ja sama laiune. Ja seda saate ka reguleerida, kuidas tahate. Aga krookimise jaoks on ainult vaja seadistada katteõmblusmasina 2 asja. Piste kõige pikemaks, sest kui on pikem piste, siis ta paremini kroogib ja diferentsiaal põhja, et kroogi. Ja muud mitte midagi. Ja nüüd vaadake, kui kiiresti ma selle tohutu pika riba ära kroogin. See on mul siin praegu 1,5 meetrit. Nii, ja vaadake nüüd. Nii, näete, mõne sekundiga 1,5 meetrit kroogitud.